esimene moment oli ilmselt see, kui ma midagi ütlesin ja inimesed lihtsalt naersid ja see oli väga imeline hetk, et see, mis ma teen, pakub inimestele rõõmu ja meelelahutust, see on alati suurepärane tagasiside. Ja muidugi ka need hetked, kui midagi ütled ja keegi ei reageeri ka midagi, see on ka väga õpetlik ja ilma selleta ei ole arengut. Impro on minu jaoks intellektuaalne meelelahutus. See on väga eriline komöödiavorm. Ma lugesin vahepeal mingit artiklit impro kohta, et impro on mingi sekt ja impro on selline veider uue põlvkonna mingi veider meelelahutus, millest keegi aru ei saa. Ja mõtlesin, et väga huvitav lähenemine, et mulle küll meeldib. Ja minu jaoks see ongi pidev areng ja taassünd meelelahutajana. Mul on tavaliselt nii, et ma tulen proovi, lahkun siit alati hea tundega. Ma ei tea, kui palju ma üldse meelde jätan sellest, mida juhendaja räägib. Pigem jätan see, mis impros toimub, selle jätangi impro seinte vahele. Ja samas ma tunnen, et areng on toimunud tagasiside kaudu. Rauno ütleb tavaliselt meile, ikka annab seda tagasisidet, et kuidas me oleme arenenud ja ei ole siiani halbu sõnu öelnud vähemalt näkku. See on õpetanud mulle eneseväljendust ja julget sellist oma ettekujutusvõime täielikku demonstreerimist. Ja ma tunnen, et see on väga intellektuaalne meelelahutus ja komöödiasport on selline kogu pereüritus, et ühest küljest see avab kõik piirid, kuidagi paneb ennast avama ja suhtlema teistega. Olen õppinud hästi palju meeskonnatööd ja ka mingisugust sellist füüsilist liigutusi ja kõike sellist oma keha valitsemist ja ka kõik need hääleharjutused ja kõik see, mis me teeme, see on äge. Olen saanud siit väga häid sõpru, väga huvitavad isiksused on siin koos. Mulle meeldib see, et ma pidevalt arenen, ma tunnen, et iga prooviga ma lähen rohkem kuidagi lahti ja just see tehniline pool, et nii palju uusi asju saab teada üldse nagu näitlemise, meelelahutuse, komöödia kohta ja just need praktilised tehnikad. Ja mind paelub, ma tahan siia tagasi tulla, sest see tekitab head tunnet.